investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Hei, Äripäeva raadio kuulajad, hea meel on tagasi stuudios olla ja alustada järjekordset ägedat saadet saatesarjast Investeerimisportfell 2030. Mina olen saatejuht Markus Tamm ja mul on suur au täna vestelda investori, ettevõtja ja autoriga, kelle rikkaks saamise õpikut ma ise juba 2014 aastal lugesin ja muide, kelle 2.0 aktsiaraamatus on mul ka au olla juba kauplejana mainitud. Tere tulemast saatesse, Jaak Roosaare! Tere tulemast! Nii, aga ütleme püsikuulajate jaoks vist pikka tutvustust ei ole vaja, aga kui me siin nüüd täna oleme aastal 2022 aktsiabörsidel karuturgu kogemas, siis ma küsin nii, et kui sa nüüd mõtled tagasi ja püüame panna ajalisse konteksti su investeerimisteekonna alguse, siis mis oli sinu jaoks esimene karuturg või börsikriis, kust sa aktsiaid hoides läbi tulid ja mis seal siis toimus, mida sa mäletad sellest? Mina alustasin investeerimisega aktsiatesse siis Eesti Telekomi IPOst, see oli, ma arvan, et aastal 99 ja esimene selline karuturg, mille ma oma rahaga läbi tegin, oli siis 2009-2008 turg. Et ma küll lugesin ja uurisin kõvasti selle 98. aasta kriisi kohta ka, kus siis Baltikum ka suhteliselt põhja müüdi, et ma tegin oma keskkooli lõputöö sellest ja mingi uurimistöö, aga et siis ma ise veel oma rahadega börsil ei toimetanud. Ja see 2008-2009 oli selles mõttes huvitav, et üks suuremaid õppetunde, mis ma sealt kaasa võtsin, mis ma mäletan, oligi siis see, et nagu sa ilmselt ka tead, et aktsiad võivad minna, kui nad on väga odavad, siis nad võivad veel kõvasti odavamaks minna. Et ma mäletan, ma hakkasin ostma Merko aktsiat vist, see oli kroonides, nii et ma väga täpselt neid numbreid ei julge öelda, aga niimoodi umbes, minust oli kusagilt sealt 10 euro pealt tulnud 4 euro peale ja ma mäletan, et ma esimesed ostud seal 4 euro peal tegin ja siis ta kukkus seal kuni 1 euroni vist välja, et see päris madalpunkt oli siis olukord, kus neil oli raha rohkem kontol, kui turuväärtus oli ettevõttel. Ma seda saadet ette valmistades tegelikult eile sattusin õhtul ühe 2014 aasta Äripäeva artikli peale, kus sa täpselt sellest samast 2008 aasta õppetunnist rääkisid, et kui aktsia hind tundub jaburalt madal, siis see võib veel madalamaks minna. Aga võib-olla siis seda mõtet veel arutame natuke hiljem, kui räägime praegusest olukorrast, aga sinu taustast veel rääkides, mina tean sind tegelikult juba aastaid, võib öelda isegi aastakümneid läbi raamatumüüjate, et oled teinud seal sellist 20 aasta pikkust karjääri Southwestern Advantage USA raamatumüügiprogrammis ja ma pean ütlema, et mul on alati olnud kõrvalt vaadates kuidagi mingi siuke sisemine respekt raamatumüüjate vastu, et ühelt poolt nad teevad sellist nii väljakutsuvat tööd ja teiselt poolt kõik see silmaringi avardumine, mida nad seal USAs ja üleüldse maailmas reisides kogevad, aga küsiks selle kohta, et kuidas see Ameerikas iga-aastaselt reisimine ja nende kohalike perede külastamine ja nägemine on kujundanud sind investorina just nagu USA börsil investeerides või on see nagu sulle midagi andnud, õpetanud, mis sa tunned, et on kasu olnud? Ma arvan küll jah, et ma kunagi vist blogis ka kirjutasin sellest, et kui oleks teinud nii, et pärast mingi USA ettevõtte toodete kasutamise alustamist oleks siis ise ka vähemalt sama raha pannud selle ettevõtte aktsiasse, et siis oleks ilmselt saanud päris head tootlust, et ma mäletan, kui me seal neid raamatuid müüsime, et siis DJ Maxx oli üks ettevõte, mille ma
kliendina avastasin oluliselt varem kui aktsiana, et pakkus tegelikult päris head tootlust ja noh, Amazon ja kõik muu ka. Aga võib-olla niimoodi filosoofilisemas plaanis üldse see mõte, et nii-öelda raha ja eraisiku rahandus on tähtis, et see sai minu jaoks seal raamatu müües kinnitust, et ma ju esimest suve müüsin, kui ma olin ise teisel kursusel ülikoolis, et see oligi selline esimene kord, kus sai näha nagu kellegi teise pere raha asju ka kõrvalt, et muidu olid ainult oma pere asju näinud, et ma arvan, et sealt ma avastasin seda ka, et ei pea ainult palgatulust elama ja et ongi olemas inimesi, kellel on kas siis oma ettevõtte või mingid investeerimisvarad, et selles mõttes oli jah, hea kogemus. Aga sellise keskmise Ameerika pere rahaasju nähes vist tekib hea meel oma rahaseisu üle? Jaa, seda vast küll, kui sa keskmist silmas pead, et see oli minu jaoks ka üks hästi suur üllatus, et me siin Eestis räägime, et meil on raha teadmine või nii-öelda finantskirjaoskus on maru kehva, et siis meil on ju seda aega selle jaoks olnud nii vähe, et seal on ju aastasadad olnud rahulikult kulgev majandus ja ikka noored ei tea rahaasjadest eriti ja vanad ka mitte, nii et ma arvan, et see ei ole nagu ainult Eesti probleem. Okei, aga minnes edasi selle Ameerika kapitalismiga, olete siin kohalikus investeerimiskogukonnas tuntud ka kui suur Warren Buffetti austaja ja Warren Buffettit ka ilmselt ei pea pikalt tutvustama, tegemist on siis läbi Ameerika ajaloo ühe edukaima investori ja ettevõtjaga, kes siis aastakümnetega oma varanduse sinna $100 miljardi kanti on suutnud viia ja tegelikult seda saadet planeerides sirvisin lennukis läbi sellise raamatu nagu Buffetti nipid, mis Äripäev ise on nüüd hiljuti eesti keeles välja andnud. Ja oled sa muidu ise seda lugenud, ei ole? Mul pooleli, sain selle kingituseks just hiljuti. Okei. Ja ise sirvisin selle läbi, seal on ju Buffetti sellist 100 nippi või tarkusetera ja tahtsin mõnest sellisest tarkuseterast täna rääkida, aga küsiks, et miks Buffett, millal sa tema mõtteviisi ideoloogia enda jaoks leidsid, kas see tuli võib-olla läbi Berkshire Hathaway või muud moodi, et mis seal selle Buffetti fännimise taga siis on? Kui ma aus olen, ma päris ei mäletagi, mis see esimene koht oli, kus ma lugesin või kuulsin selle Buffetti kohta. Ma arvan, et üks esimesi oli siuke raamat nagu Money Masters John Trainilt, kes oli mingi 70-ndatel ilmunud raamat, mille ma leidsin Tartu linna raamatukogu mingi ära visatavate raamatute boksist, et seal on selles mõttes põnev lugeda, et siis Buffett oli suhteliselt algusfaasis alles, et minu meelest tal see ettevõte oli seal võib-olla 100 miljonit või isegi vähem väärt. Et see oli üks esimesi kohti, kus ma arvan, ma kuulsin või lugesin selle kohta, aga kes iganes neid Buffetti kirju ja elulugusid on lugenud, et ma arvan, see filosoofia iseenesest on selles mõttes äge, et nagu öeldakse, et geenius suudab rasked asjad või keerulised asjad lihtsaks teha, et siis Buffett jätab ka nagu investeerimisest sellise hästi lihtsa ja loogilise mulje. Ja mulle tegelikult natuke hingelähedane on ka see mõtteviis, et investeerimine on natuke sarnane mingi margi kogumise või asjade kogumisega, et ma kasvasin ka üles selles põlvkonnas, kus kõik kogusid mingeid asju, et kommipaberitest alustades ja õllepurkide ja müntidega lõpetades ja siis ma Warreni elulugu lugedes siis tundsin sellist hingesugulust, et tema ka kogus pudelikorke ja igast imeasju noorena. Et see on üks pool ja tegelikult teine pool, mis on ka põnev, on see, et kõik see tema info on nagu just kui avalikult kättesaadav, et mäletan, kui ma ülikooli läksin, siis ma esimesel kursusel sattusin lugema neid Berkshire Hathaway kirju ja ma ei saanud sealt eriti midagi aru, et mingid kindlustusterminid olid seal ja nii edasi, et osa oli keelest, aga päris palju oli ka lihtsalt sellest nii-öelda majanduspoolest. Ja ma panin talle esimesel kursusel eesmärgi, et kuna ma õppisin finantsjuhtimist, et ma siis tahan ülikoolis nii palju õppida, et ma saaksin aru nendest kirjadest. Ja ma arvan, ma olen neid ikkagi 10 kordi läbi lugenud, et iga korraga leiad sealt enda jaoks midagi huvitavat ja mõned aastad tagasi ma sain kuskilt interneti avarustest need tema private partnershipi kirjad ka, mis olid siis enne seda, kui ta Berkshire'it juhtima läks.
ja et selles mõttes on ka hämmastav, et ta juba 25-26 aastaselt kirjutas suht sama stiilis ja sama korrektselt ja sellise vana inimese jutuga nagu hiljem. Okei, aga kui nüüd rääkides sellest margikogumise mõtteviisist ja aktsiate pikaajalisest hoidmisest, siis loomulikult ka mina annan au Buffettile selles mõttes, et väga, väga edukas tegija mees, aga börsikauplejana tegelikult ju minu enda maailmavaade on natukene teistsugune ja võib-olla natuke nügikski siin mõndade mõtetega, et nagu sa ütlesid, et paljudele on jäänud niisugune mulje, et see Buffetti viis on üsna lihtne, ostad aktsiaid ja hoiad neid pikaajaliselt ja minu meelest minule tundub, et see on natuke nagu petlik fassaad, et justkui osta Coca-Cola aktsiat, hoia seda 50 aastat ja siis sa saad sama edukaks nagu Buffett. Aga tegelikult ju Buffett ikkagi on näinud vaeva nende ettevõtete väljavalimise ja mingil määral ostu ajastamisega, kui need ettevõtted on piisavalt soodsad tema jaoks ja teiselt poolt ju mina näen, et ikkagi tema see jõukuse vundament on see kindlustusäri, kus ta on saanud kindlustuspreemiat investeerida ja saanud seal Ameerika maksusüsteemis mingeid maksueeliseid, et mina näen ise ausalt öeldes seda rohkem nagu sellise optsioonimüügi ärina, kus sa müüd, saad preemiat ja siis seda preemiat, mis sa teenid sellise aktiivse ettevõtlusega, investeerid pikaajaliselt ettevõtetesse, kus siis liitintress seda kasvatab. Et kuidas sulle tundub, kas ei ole nii, et inimesed võtavad seda Buffetti ideoloogiat nagu liiga lihtsana? Kindlasti jah, et mul läks silm särama, kui seda rääkisid, et mul endal läks ka natuke aega, enne kui ma selle läbi ammustasin, ja ma olen ise ka tegelikult üritanud oma investeerimisportfelli niimoodi üles ehitada, et saaks justkui kasutada võimendust, mis ei oleks väga riskantne ja ideaalis siis teiste inimeste raha. Aga eks Buffett on minu meelest igas valdkonnas läbi aegade olnud selline, et kuidas see on pealt kullakarvaline, sees siiruviiruline, et ta ju hästi palju on öelnud seda, et laenu kasutamine on hästi halb, aga et kui hakata tema enda ajalugu lugema, et siis ta vist mingi 21-aastaselt palus isal laenu võtta, et oli ennast kinni investeerinud ja oli laenuraha juurde vaja. Ja jah, kogu see nii-öelda kindlustuse müük ja selle teiste raha investeerimine on kindlasti selline raketikütus, mis on seda ettevõtet aidanud kasvatada. Kui ma peaks ühe asja valima, mis tema edusaladus on, siis see tegelikult on pika või kestvus või pikaealisus ühelt poolt temal endal, teiselt poolt ka sellele ettevõttel, et kuskilt ma lugesin sellist arvutust, et sisuliselt Buffetti tegelik nii-öelda varade kasv ei ole nagu midagi erilist, et kuskil seal mingi vist 11-12% aastas, aga lihtsalt ta alustas investeerimisega 11-aastaselt ja täna on 92-aastane, et kui sa suudad ka 81 aastat raha compoundida 12% aastas, et siis summad kasvadki päris suureks. Sellega ma olen täiesti nõus, aga eks see eeldabki sellist turgudel ellujäämist pikaajaliselt, aga rääkides nüüd nendest Buffetti nippidest, üks põhiline, mida tihti investeerimiskogukondades jagatakse ja minul on väga keeruline aru saada, on see reegel number 1, ära kunagi kaota raha ja reegel number 2, ära kunagi unusta reeglit number 1. Aga nagu me kõik teame, et börsil on päris raske mitte raha kaotada, jah, võib-olla olukorras, kus kuni pole müünud, pole kaotus, on ju mõtteviisi, mis on täitsa eraldi teema ja millega ma ise ei nõustu, et see justkui poleks kaotus, kui sa seda igavesti siis miinuses hoiad. Aga kuidas sa seletaksid või selgitaksid siis seda reegel number 1 ja reegel number 2 teistele, kuidas sina sellest aru saad? Mulle tundub, et see on üks selline kontekstist välja rebitud ütlus, mida on aastate jooksul nii palju korratud ja paljundatud, et see on kõigile meelde jäänud. Et võib-olla mina ise pigem nagu sõnastaks selle ümber nii, et ära kunagi kaota sellises koguses raha, et su tulevik nii-öelda võib ära kaduda, ehk siis ära õhku lenda ja seda ma arvan, on Buffett nagu hästi teinud, et ta ei ole kunagi võtnud sellist riski, kus oleks kas või õhkõrn võimalus kogu ettevõtte või oma portfelli õhku lasta ja see on ka üks selline õppetund, mida ma olen ise korduvalt läbi elanud, ikka pidanud endale meelde tuletama, et inglise keeles on siis ütlus, et the only way a rich person can go broke is through leverage, ehk siis ikkagi
mitte võtta selliseid riske, kus sa paned enda kogu portfelli justkui potentsiaalselt tulejoonele, et ma arvan, see pigem on, mina sõnastaks selle mõtte nii, et on okei vahepeal raha kaotada ja Buffett on ju kaotanud miljardites raha, et ostis kunagi Precision Castpartsi nimelise ettevõtte, vist tema suurim ostutehing üle 30 miljardi ja siis mõned aastad hiljem kandis sealt 11 miljardit kaotuseks maha ja on ta IBM-is valel ajal investeerinud ja lennufirmadega kõvasti põska saanud ja nii edasi, et seda kindlasti ei ole, et üldse raha ei tohiks kaotada, aga et pigem jah see, et sa ei taha kunagi nii palju kaotada, et sa mängust välja kukud. Jah, see on küll hea mõte ja sellega peab nõustuma, et see mängus püsimine on väga oluline, eriti siin selle aasta peale mõeldes, aga paar sellist Buffetti mõtet veel, mille kohta tahaks sinu arvamust küsida siin jällegi praegu ajalises kontekstis hea mõte ja võib-olla kergem nõustuda, aga Buffetti idee siis, et Bitcoinil pole väärtust ja see on nali. Mis sa sellest arvad? No ma just nüüd kuna Bitcoinil on ärevad ajad olnud või isegi vist mitte niivõrd Bitcoinil, kuivõrd nendel krüptobörsidel, et siis Twitteris ka feedis on neid vanu videosid jälle hakanud välja tulema, kus siis 5 või 6 aastat tagasi Buffett juba naeruväärtistas, et siis seal tema partner Charlie Munger ütles ilusti, et tema arvamus Bitcoinis on see, et on veel oluliselt negatiivsem kui Warren selles osas. Aga see tundub, see on ka üks Buffetti mõte, et sageli hea idee võimendatakse üle ja tehakse nii-öelda, minnakse sellega liiga kaugele, et kogu see plokiahela teema mulle endale tundub ka natuke sarnane, et iseenesest see Bitcoini algne idee on hea, aga et sealt kiiresti jõuti siis selle juurde, et võib nagu väga palju erinevad neid tokeneid välja anda ja neid siis kuskil kaubelda ja sinna kõvad feed vahele keerata, et ma arvan, et ei ole keegi veel leiutanud niisugust asja, millega kiiresti ja kergelt ja püsivalt rikkaks saaks, et tavaliselt nendest 3 üks asi ei toimi ikka. On sul endal veel hetkel krüptos mingit investeeringut? Jaa, mul on niisugune ettevõte nagu BlockFi või BlockFi, et seal maksti korralikult intressi Bitcoini peale ja siis kui ma ka seda krüptovaldkonda näppisin eelmise aasta alguses, siis ma kandsin sinna vist 0,17 Bitcoini ja see, tegelikult vist kandsin 0,15, sinna on nüüd intressiga juurde kasvanud, et sealt tuli siis kiri paar päeva tagasi, et sinna kontole enam ligi ei pääse, et võib-olla kunagi, ja siis ma kandsin 100 euro eest Ethereumi kuhugi Celsiuse nimelisse ettevõtmisesse, kus samamoodi siis minul arusaamatul moel intressi maksti sellele summale ja siis sealt sain päris postiga kirja, kus siis paluti osaleda pankrotiprotsessis, aga õnneks ka ma sellist raha sinna siis ei paigutanud, kus investorina minu osalemine mängus oleks kuidagi ohustatud. Ma just tahtsin öelda, et sinu jaoks on ilmselt need nii väiksed summad, et see positsiooni suurusega piirad seda riski, nii et ei ole see liiga oluline kogu portfelli jaoks. Ma korra mainin ära, mul siinkohal ei saa mitte mainimata jätta, et ma ilmselt jõudsin krüptosse kaudselt tänne sinule, sellepärast et meie ühine tuttav Veiko oli see, kes mulle 2020. aasta lõpul aastavahetusel saunalaval siis rääkis, kuidas Bitcoin on uus kuld ja selle mõttega ma olen endiselt enam-vähem nõus, nii et aitäh selle eest. Kokkuvõttes ma jäin plussi, nii et igati hea kogemus. Nojah, vaata see kellegi teiselt idee saamine sisenemiseks on tihti natuke selline küsitav, sest sa ei tea, millal see inimene väljub, sest mina müüsin kõik oma Bitcoini ja krüpto selle aasta jaanuaris, kui pikaajaline trend minu jaoks murdus ja kuna see trend on nii puhtalt langenud, et ta ei ole isegi mind kuidagi sisse meelitanud selle aasta jooksul, siis ise olen sellest vähemalt suutnud hetkel kõrval olla. Aga mainisid Charlie Mungerit, Buffetti äripartner, kes on siis aastakümneid temaga koos seda äri ajanud ja varandust kasvatanud, aga mis sa arvad, miks Buffett selline reklaamnägu on või miks Munger kuidagi nii palju vähem seda tähelepanu saab, et kas see on sellepärast, et tal on vähem miljardeid selja taga või lihtsalt Buffett teebki rohkem, panustab rohkem või kust see tuleb?
Tegelikult ma arvan, selles ringkondades, kes nagu rohkem Berkshire'i hingeeluga sees on, hinnatakse Mungerit võib-olla isegi kõrgemalt, sest eriti Berkshire'i nagu viimastel aastatel või aastakümnetel on, ma arvan, et Mungeri käeliigutused seal isegi võib-olla rohkem olnud olulised kui Warreni omad, aga reklaamnäona vast jah, on see, et ikkagi igal ettevõttel on justkui nagu üks esindusnägu reeglina, et seal on see Buffett ja noh, nad omavahel on rääkinud intervjuu käigus, et Munger lihtsalt ütles, et ta sai natuke varem lapsed ja natuke rohkem lapsi ja siis läks raha ja energia sinna laste peale, et kui oleks natuke edasi lükanud seda, oleks kohe pannud kõik raha ka investeeringutesse, siis oleks ilmselt rohkem neid miljardeid olnud, aga ma arvan, et nad kumbki väga selles pärast otseselt ei muretse, et palju neid miljardeid täpselt on. Buffett ütles ka seal raamatus, et ära oma kiiresti kasvavaid ettevõtteid, mis vajavad lisaraha ega teeni kasumit, vaid vaata ettevõtteid, mis suudavad ka inflatsioonilises keskkonnas toime tulla. Mida sellest arvad, sa ise oled mingil määral vist idudesse investeerinud, kuidas seda mõtled? No hea, et sa selle Bitcoini näite välja tõid, et see minu jaoks on üks paremaid läbielatud selliseid nii-öelda mitte isegi buum, aga selline natukene nagu ikkagi jah, investeerimisbuum selles osas, et kõik need emotsioonid, kui keegi sinu sõber, kes justkui sinu arvates ei tea asjast nii palju kui sina, saab hästi kiiresti rikkaks, et siis sa vaatad, et võib-olla tõesti seal midagi on. Et kõik need tunded minu meelest on Buffett ja Munger mõlemad hästi läbi kirjutanud, et eks nende kasvuaktsiatega on sageli sama teema, et kui seal ei ole esialgu midagi väga analüüsida, siis muutub see story olulisemaks kui numbrid, et minu meelest Äripäeval ilmus mingi raamat, kus oli story ja numbrid, et eks ta nii kipub olema, ja me olime ka niisuguses unikaalses perioodis, kus justkui raha väga palju ei maksnud ja kõik kuulutasid igal pool, et kõige lollem on raha kontol hoida, on ju, et parem kas või kuhu iganes see raha ära kanda, et peaasi, et ta kontol ei oleks. Et oli see omapärane periood. Ja selles mõttes müts maha, et ikkagi nad ju suutsid seal oma liistudele kindlaks jääda, et eks nad said ju päris palju agu alla seal aastate jooksul, et miks ei ole rohkem ja agressiivsemalt kasvuaktsiatesse pandud, et noh, laias lastus Apple oli põhimõtteliselt midagi enam-vähem, mida võiks kasvuaktsiaks nimetada, kuigi minu meelest nemad vaatasid seda pigem sellise tarbijatootena. Aga sarnane faas oli tegelikult Berkshire'il ka aastal 2000, kui meil nii-öelda esimene internetibuum või kasvuaktsiate buum. Ja tegelikult ka minu meelest 70-ndatel, kui Buffett alustas, või 60 lõpus, oli selline buum, kus tehnoloogiaaktsiad lendasid USA börsil paar aastat päris hoolsalt. Ja nagu alati, siis lõpuks ikkagi oli niisugune järsk maandumine ka. Minu meelest see on nii õige, et tuleb oma liistudele kindlaks jääda ja ma ise näen, et just siin sellel aastal, kus siin enamus riskivaradest lastakse õhku välja, saan endale õlale patsutada sellega, et ma ei läinud kaasa idudega, ei läinud kaasa nende altcoinide ja krüptoga ostahoia investeerimise mõttes, sest mulle ikka suruti peale igasugu asju, et et näed ju, kõik lendab, kõik raha tuleb, et miks sa siis tegeled seal ainult oma mingi USA aktsiate kauplemisega ja minu jaoks oli väga konkreetne, et kui ma ei näe endal mingit eelist seal, kui ma võtan selle Funderbeami näiteks lahti ja ma näen, et mul ei ole mingit eelist teiste ees, et see on lihtsalt puhas loterii ja õnnemäng, kui ma sealt mingit tokenit ostan enda jaoks, minu jaoks õnnemäng, siis ei ole sellel mõtet ja tavaliselt see ongi see mingi tsükli aeg, kus see tõestab jälle, mängib välja nii, et sa saad aru, et peabki oma liistule kindlaks jääma. No seal oli see probleem ka, et sul võis isegi eelis olla, et mina osalesin päris mitmes idufirmas juhtinvestorina, kus mul oli päris suur eelis, et ma sain justkui 50% discountiga sageli mingi osa neid tokeneid või osakuid endale kätte. Aga et minu jaoks üks õppetund oli see, et kui asi ei lenda pikas perspektiivis, siis väga vahet ei ole, et kas sa saad nagu mingi soodukaga seda või mitte, et lõpuks oled ikka vee all, nii et see oli ka üks selline õppetund, et isegi kui sul on mingi eelis, et siis see ei tähenda alati seda, et sa veel lõpuks võidaksid. Okei, aga siin Buffetti teemale joont alla tõmmates on veel mõni
oluline mõtteviis, mida ma ei osanud küsida või mida sa tahaksid välja tuua? No üks põhjus, miks ma ise olen selle ettevõtte endal nagu pikaajaliseks selliseks aktsiaportfelli nurgakiviks võtnud, ongi just seesama jätkusuutlikkus, et eks tõusulaine ajal, see on ka tema ütlus, et tõusulaine ajal kõik ujuvad ilusti, aga kui mõõn tuleb, siis näeme, kellel pükse pole, on ju. Et siin raskel perioodil on minu jaoks olnud niisugune tõdemus, et ega tegelikult ongi raske mingid ettevõtted väga pikaajaliselt portfellis hoida, et kõik need näited sellest, kuidas kõige suurem viga oli mingi aktsia müümine, tulevad ikka siis, kui on olnud pikk tõusuperiood, et nüüd, kui on olnud turud languses, et siis avastad, et ikka ettevõte suudab kuidagi midagi tuksu keerata, et kas tuleb mingi regulatsioon või siis hakatakse metaversumit ehitama või mida iganes, et selles mõttes võib-olla natuke rohkem olen saanud aru nendest, kes oma raha indeksaktsiates hoiavad ja see Berkshire tundubki mõnes mõttes selline intelligentne versioon indeksaktsiast, et seal on natuke võimendust taga ja seal on maksu nii-öelda soodustused või tark lähenemine maksude osas taga ja pluss siis ei võeta tuimalt lihtsalt market cap'i järgi indeksid, vaid natukene siis katsutakse sektorites ka mõelda. Jah, ja vaatasin hommikul ise Berkshire'i aktsia hinda, üsna selline bullish tehniline, 4 päeva reede 2 päevaga ta seal rallis üle 300, üle oma 200 päeva libiseva keskmise ja tegi nagu sellise uue kõrgema tipu eelnevast siin kuupaari tagusest tipust ja on hetkel selle hinna peal, kus ma ta ise kevadel ära müüsin ja nüüd on ta jälle nagu bullish. Et see ei ole loomulikult investeerimissoovitus, ei ole finantsnõustaja siin, ja ma ei tea, mida see aktsia tulevikus edaspidi teeb, aga lihtsalt minu jaoks ma ise näen, et isegi kui ma teda siit täna tagasi ostaks sama hinnaga, siis minu portfelli jaoks matemaatiliselt on väga oluline see, et ma seal vahepeal ka selle -15% kukkumise ajal väljas olin erinevate siis positsiooni suuruse ja riski arvutamise jaoks, teiste strateegiate jaoks. Aga okei, teeme siinkohal kiire pausi. Saade, mida kuulate, on investeerimisportfell 2030, kus mul täna on saates külas Jaak Roosaare, mina olen saatejuht Markus Tamm. Tere tulemast tagasi kuulama saadet investeerimisportfell 2030, kus täna on saates külas Jaak Roosaare, mina olen saatejuht Markus Tamm. Esimeses osas rääkisime natuke Jaagu taustast ja investeerimisega alustamisest, rääkisime Warren Buffettist ja tema investeerimisideoloogiast ja nippidest ja nüüd teises saate osas tahaks Jaak rääkida natuke rohkem sinu enda portfelli haldusest ja tegutsemisest ja see 2014 Äripäeva artikkel, mida ma siin esimeses osas ka mainisin, mida eile korraks lugesin, et seal kuidagi tundus nagu teine Jaak olevat, et ütlesid 2014, et USA turul kauplemisega, aktsiakauplemisega on lõpp, sest aasta aega 200 tehingut ja rohkem närvikulu kui kasu, Tallinna Vesi on hea aktsia, mida hoida, dividendid on olulised, sa ei ole ahne, 10-12% aasta tootlust on piisav ja nüüd siin täna me oleme, et kuidas näiteks see viimased 3 aastat siin, kui me mõtleme Covidi pandeemia eelsele ajale tagasi, 2019 lõpp, kuidas see viimased 3 aastat, kus siin paar asja maailmas vahepeal on juhtunud, on sind muutnud võib-olla investorina? No tore jah, et need mineviku artiklid alles on, et mul on see artikkel tegelikult endal ka ära raamitud seina peale, et seal on öeldud, et mul ei ole kunagi plaanis neid Tallinna Vee aktsiaid müüa. Kuidagi nad ikkagi turgu on läinud aja jooksul, et ei ole nii laulatatud nendesse olnud. Aga USA turul siis tollel ajal ma tegin selliseid võib-olla nagu siis, ma ei teagi, mis see amatöörlikke pealkirja kauplemisi, et lugesin kuskilt Äripäevast, et mingi aktsia peaks tõusma ja siis ostsin selle väikse aktsia väikest kogust ja tulemus oli see, et oli nagu palju tehinguid ja lõppkokkuvõttes liikusid turuga enam-vähem samas suunas, aga mingit väga niisugust tolku väga ei olnud. Viimastel 3 aastal ma olengi tegelikult aktiivselt eelkõige pigem siis optsioone müünud. Mulle eelkõige meeldibki, sellega on ka olnud niisugune, et
ma olen nagu erinevad faasid läbinud, et olen müünud neid optsioone siis mingitele radioaktiivsetele asjadele, mis on kukkunud -50% ja kus on siis volatiilsus laes ja saanud sealt siis vitsasid ja lõpuks ma olen enam-vähem sinna välja jõudnud, et mul on mingid mõned ettevõtted, mis mulle meeldivad, no üks ongi näiteks Berkshire Hathaway, mida ma pikaajaliselt kogun ja ma pigem olengi müünud selliseid päris pikaajalisi putte, et üks asi, mis ma avastasin, et see aeg nagu ikkagi tiksub kogu aeg, et aastad lähevad, et kui ma niimoodi neid järjepidevalt peale müün, siis ma korjangi laias laastus seda ajapreemiat ja nii ta tiksub. Et seal on muidugi omad sellised ohukohad või riskikohad ka, et seal Covidi kevadel ma sain ühel öösel ilusa margin call'i ja sellel aastal ka seal juunikuus ma pidin sinna kontole natuke raha juurde kandma, et eks see on siis selle kindlustuse müüja rõõmud ja mured. Tõid siin nüüd päris mitu suunda välja, kuidas teemaga edasi minna. Optsioonidest ma tahtsin ka rääkida, aga räägime siis optsioonidest. Olen sotsiaalmeedias ja su blogis jälginud nii palju, kui sa seal oled sellest rääkinud, aga mis see optsioonimüügi mõte, kas sa siis müüd oma olemasolevate positsioonide peale kaetud call ja put optsioone või? Ma olen seda ka teinud jah, et kui mul on näiteks, võtame jälle selle sama Berkshire, et mul on selline pikaajaline strateegiline huvi seda aktsiat hoida, et see on minu jaoks üks koht, kus ma hea meelega oma raha hoian, et siis kui see hind on väga järsult üles läinud ja mulle nagu tundub, et kuidagi liiga entusiastlikult on üles läinud, et siis ma olen sinna mõnikord kaetud koole peale müünud ja vastupidiselt siis, kui on olnud turu siuksed langushetked ja volatiilsus on üles läinud, siis olen sinna pikaajalisi putte müünud. Ma otseselt ei ole seda puti raha nagu eraldi kontole pannud, et kuna ma eBay's toimetan, et siis seal saad just kui tagatislaenu selle jaoks kasutada, ja sealt on siis ka see ohukoht tulnud, et vahepeal oli 1,5 miljoni eest välja kirjutatud putte, et kui see kõik rahast oleks korraga läinud, et siis oleks pidanud omajagu raha sinna peale kontole kandma, et ma arvan, seal optsiooni kirjutamises see nii-öelda mahu haldamine on päris oluline, et okei. Kuulajatele kiirelt ütlen, et call optsioon tähendab siis hinnatõusule panustamist, put optsioon tähendab hinna langusele panustamist ja kui sa müüd neid, siis sa võtad nagu selle vastaspositsiooni. Ja kes aja kokkuhoiu mõttes pikalt ei hakka neid termineid seletama, kes tahab rohkem teada, peab guugeldama, aga tulles nüüd tagasi siia selle riskihalduse juurde ja see, mis me enne rääkisime, et see mängus püsimine on oluline, et kuidas siis, kui sa räägid nüüd siin, et müüd niimoodi üle miljoni neid putte, ja tegelikult oled siis lahti riskile, kui see aktsia mis iganes põhjusel väga vähe tõenäoliselt näiteks ikka kõvasti hakkab kukkuma. Et kuidas sa sellele riskihaldusele mõtled, et kas sa piirad seda positsiooni suurusega või saame aru, et väga ei piira vist, aga kas sul on siis mingi mentaalne stopp seal, et sa kuskilt ikkagi väljud sellest optsiooni positsioonist või kuidas sa riskidele mõtled? No see oligi üks selline tore õppetund, ma kogesin selle seal Covidi kriisi alguses läbi, et kui see Berkshire kukkus seal vist, kogu turg kukkus ju paari päevaga mingi 15-20% midagi säärast ja volatiilsus VIX käis vist 60 peale ära, et siis sa saad nagu mitmest kohast korraga neid lööke on ju, et su tagatismäär läheb alla ühesõnaga, et sul peab olema nagu rahapuhvriks varus. Kuidas ma olen seda teinud, esiteks ongi see, et mul on nagu päris pika vinnaga need putid, ehk siis ajas nagu ajutatud, et teiseks on siis see, et ma olengi valmis sinna reaalselt raha juurde kandma, et kõik need aktsiad, mis ma olen putiks müünud, siis ma ikkagi mentaalselt olen valmis seda raha sinna allokeerima siis muudest varadest, et ja näiteks Berkshire'i puhul ma olen ikkagi et ma arvan, et seal nagu see risk, et see ettevõtte nulli kukub või ma ei tea, kuigi ikka on mingi tuumasõja oht või siuke asi, et sellega pead nagu arvestama, aga et siis ka iseenesest kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et mul selle konkreetse ettevõtte, see konkreetne portfell lendab õhku, et selles mõttes ta ei ole ka ikkagi nii fataalne, et sa päris võlgu kellegile ei jää. Iga riski vastu vist ei saa ka maandada see, et meteoriit kukub läbi katuse, et see nii vähetõenäoline, et sa ei hakka seda kuidagi maandama, aga ütlesid, et
vajadusel kannad raha juurde muudest varadest ja ma tegelikult tahtsingi küsida, et kui suur aktsiate osakaal sul portfellist on, sest ma olen aru saanud, et sa ikkagi kõige suuremalt oled kinnisvaras, siis sul on veel laenud, mingi ettevõtlustegevus, palju see aktsiate osakaal siis umbes on kogu su varadest? Kusagil 20% kandis, et kõige suurem selline likviidne vara, ma arvan, ongi välja antud laenud, et ma pikalt kasutasin sellist mudelit, et ma võtsin sealt IB-st siis 1,5 või 1% laenu ja laenasin seda kinnisvara tagatisel 18% välja, et see oli nagu iseenesest hea marginaaliga äri, kuni see kestis, et siis sellel suvel, kui IB Ungarisse kolis, siis keerati need laenukraanid kinni, et samas ja LHV-s, et enam ei saanud selliselt seda võimendust kasutada, et siis ma olengi justkui vastutasuks hoian nagu mingit raha lihtsalt pangakontol ka, et see on üks asi, mis ma olen sellest Berkshire'i kirjade lugemisest õppinud, et tegelikult on ikkagi, kuigi raha hoidmine on nagu veits raske ja nüri, kui on kõva inflatsioon, on ju, aga samal ajal see nii-öelda alternatiiv, mis sul tekib läbi selle, et sul on raha kontol, et ikkagi vahest jõuavad mingid head tehingud minuni ka ja samamoodi optsioonimüügiga ma olen seda limiiti nagu allapoole tõmmanud, et ma sain ikkagi seal aru, et suur risk ongi selles, et kui mingi halb asi juhtub, et siis sul juhtuvad korraga nagu ka muudes varaklassides, et kui meil tuleb tuumasõda on ju, või see COVID-i paanika oli, et siis läksid ka kõik muud varaklassid korraks kinni, et seda riski vältida. Ma näengi ise siin seda, et üks sinu riskihaldus võib-olla seal ongi see, et sul on 20% aktsiates, mitte siis kogu nahk mängus seal nendes optsioonides ja võib-olla siit natuke enda personaalse huviga tahaks küsida sellise filosoofilise küsimuse, kuna mul kauplejana endal on kõik varad seal kauplemiskontodel, küll mitte ühe maakleri juures, et seda maakleri riski ma olen hajutanud mitme maakleri vahel, aga mida sa ise teeksid, ütleme, et sa oled oma jälgijatega jaganud neid Interactive Brokersi kuvatõmmiseid, kus sa näitad, kuidas sul aktsiaportfell toimetab, aga ütleme nüüd nii, et hüpoteetiliselt, et kui sul kõik varad oleksid seal IB-s ja sa elatuksid ka sellest, siis mida sa teeksid teistmoodi, oleksid sa aktiivsem, passiivsem, võtaksid rohkem riski, vähem riski, et on mingeid mõtteid, kui see oleks nagu ikkagi, sa sõltuksid sellest rohkem? Ja ma olen alati mõelnud, et investor Toomasel on ka väga raske, sest tal ei ole seda värsket tulu peale tulemas, et ma olen ikkagi suutnud terve elu nii toimetada, et otseselt aktsiaportfellist ei ole pidanud oma elamiskulusid katma. Kui ma hakkasin IB-s endal eraisiku portfelli üles ehitama, siis mul oligi selline mõte, et selline dividendiportfell ehitada, et ma arvan, mul on 5 või 6 aastat möödas sellest alustusest ja mul kuskil 2-3 tuhat eurot kuus tuleb dividendi sinna. Et ilmselt siis ma oleksin seda jätkanud ja ei oleks neid optsioone näppinud või kui siis ainult nii-öelda kaetud koolide näol, aga eks sa ise ka tead, et sellist päris tasuta lõunat nagu ikkagi turul ei ole, et nendel kaetud koolidel kippus olema siis see, et need mingid head aktsiad läksid käest ära ja portfelli jäid sellised mitte nii head aktsiad, et igal strateegial on mingi downside ka. Aga ma arvan jah, et siis sellisel juhul ma pigem võtaks vähem riski ja pigem seda rahavoogu tekitaks siis eelkõige läbi dividendide ja kaetud koolide müümise. Okei, jah, eks see sõltub ka palju kapitali on ju, et kui on vähem kapitali, siis nende dividendidega läheb raskemaks, siis tahad ikka nagu seda aktiivset riskipreemiat sealt saada, et aktiivselt tegeled ja paned oma aega ja mõtteid sinna sisse, aga 2 terminit, Eino Never Sell ja Lifi ja Leino, et need on nagu, mulle tundub 2 sellist konfliktset karakterit sinu sees, kuidas neid termineid selgitad kuulajatele ja kumb see domineerib sinus siis? Ja see on väga ilusti öeldud, et Eino Never Sell pärineb siis Seppo Saario ühest loost, kui Seppo on siis Soome selline Warren Buffett, kes on 50 aastat investeerinud, kes rääkis siis ühest Helsingi ülikooli ajaloo professorist nimega Eino Jutikala, kes kui ära suri vana mehena, siis avastati, et tal oli seal 20 miljoni eest Soome aktsiaid kogutud ja tal oli siis selline põhimõte, et ta kunagi ühtegi aktsiat ei müünud, säästis palgast mingi X% ja ostis siis iga palgapäev endale Soome suuri börsiaktsiaid juurde ja dividendid reinvesteeris.
ja aastakümnetega siis kasvatas sellise kümnetes miljonites oleva portfelli. Ja Liffi ja Leino on siis mu enda välja mõeldud tegelane, kes siis ikkagi pärast väga kiiret rallit, eriti kui ta aru ei saa, miks see aktsia nii kallis on, lihvib sealt oma kasumi koju ja seal on pigem siis see mõte, et tahaks alati need oma sõdurid koju tuua, selle algse raha kätte saada ja siis võib-olla seda kasumit hoida. Et eks ma arvan, see on turutsüklist sõltuv, et kui meil oli siin 5 aastat või 10 aastat tõusvat turgu, et siis iga kord, kui sa midagi lihvisid, siis sa mõnes mõttes justkui jätsid raha lauale, nii et siis oli lihtne seda Eino filosoofiat viljeleda, aga et nüüd, kui sul need DocuSignid ja Pelotonid ja Zoomid ja kõik muud asjad on -90%, et siis on võib-olla ikkagi silmanurgast jookseb verd, et ei midagigi laualt ära ei võtnud, et ma arvan, et see tõde on seal kuskil kahe vahel, et ka seda sama Berkshire'it ma tahaks öelda, et ma pole kunagi ühte aktsiat müünud, nagu Warren Buffett saab öelda, aga tõde on see, et ma ikkagi ka kevadel müüsin jupi ära siis, kui see ettevõte seal 350 peal ära käis ja ma olen margin call'i hirmus ka natuke lihvinud seda varem, nii et ma jah, päris nii Eino moodi ei suuda toimetada. Et ma arvan see, kui sa üldse ei müü, et see eeldab, et sa ei ole nagu igapäevaselt nii teemas sees. Et kui sa ikkagi hommikust õhtuni mingid uudiseid loed, siis sul peab ikka raudne närvikava olema, või mingi siuke kiiks, kui sa siis midagi ei müü, sest siis tekib ka küsimus, et mis sa loed neid uudiseid, kui sa ei müü, et siis sa ju põhimõtteliselt korra kuus, kui palgast üle jääb, saad midagi osta ja siis ma ei näe põhjust, miks sa peaksid päeva sees vaatama mingid börsiuudiseid, on ju. Ja, aga ütleme, räägi mingisugust müügist korraks, et eelkõige sa ju mõtled ka pikaajaliselt, Buffettlikult, osta, hoia, investeerimine, ära tõmble, Eino Neversell, nii edasi, aga ikkagi ongi, et on hetk võib-olla ka, kui mingit aktsiat tahad või peaks müüma, millest see müügiotsus tekib sul, kui sul on näiteks portfellis mingi kas dividendi aktsia või mingi väärtusettevõte, mida tegelikult ostes plaanisid pikalt hoida, võib-olla oledki 2-3 aastat kauem hoidnud, aga millest see müügiotsus võiks tekkida? Tavaliselt ju öeldakse alati, et siis kui ettevõtte nagu uudised on muutunud või ettevõtte story on muutunud, aga siis sageli on minu jaoks, või tundub, et on ka sageli hilja juba müüa, et ma olen sundinud ennast natuke kasumit tooma koju ikkagi siis, kui asjad on nagu liiga head või tundub, et kõik on pilvitu. Just Balti börsil näiteks, et nii Coopi kui Nordeconi ma müüsin nagu tõusval turul lihtsalt sellepärast, et liiga hästi oli kõik. Ja siin Baltikumis võib olla tegelikult ka lihtsam kui USA turgudel, et meil oli ikkagi see raha sissevoog pensionisambas suhteliselt siuke etteennustatav ja ettenähtav asi. Teine asi, ma olen mõnikord lihtsalt müünud siis ka sellepärast, et on mingi muu investeering, kui on raha vaja, et nagu hoida enam-vähem sellist positsiooni suurust, et ja ma mõtlen, et mis ma olen nagu paremaks saanud ajas, on siis nii-öelda nende kaotuste vastuvõtmine ka, et nagu iga alustav investor, siis alguses on neid losse nagu jube raske sisse võtta, et kuskilt ma lugesin sellist põhimõtet, et your first loss is your best loss, et ma arvan, et ajas, eriti nende ettevõtetega, kus ma olen pigem mingi story peal väljas, kui ma ei ole ise niivõrd võib-olla andmetega või numbritega kursis, et siis ma arvan, et see on ka hea mõte, et ikkagi mitte igavesti jääda istuma mingisse marginaalsesse positsiooni, et natukene endal neid fookust hoida, et see on siuke põhimõte. Aga ei saa siia saate lõpupoole küsimata jätta, et mis sa siis täna turust arvad, mis su hoiak on, me salvestame seda siin mõne päeva ette 14. novembril 2022 on olnud siis riskivarade jaoks nõrk aasta, paljud ettevõtted on saanud palju pihta, aga kogu turg on olnud pikalt languses. Kas sa vaatad mingeid makronäitajaid, tehnilist fundamentaali, mis su enda selline hoiak ja strateegia tänasel turul on? Mul on 30. novembril üks aktsiakoolitus tulemas ja siis ma selle raames nagu peaksin välja mõtlema 10 sellist top ideed endale. Ma olen vaikselt tegelenud sellega, et mida vanemaks ma olen saanud, seda
rohkem ma tunnen ka, et inimesed ikka küsivad, on ju, et kas sa nagu makrot loed ja mingid neid, et mulle tundub, et kõik see on nagunii juba kõigil teada või nii, et sealt mingit suurt eelist või kas või ettevõtte bilansist, mingit USA suurfirma bilansist midagi välja lugeda, mida keegi teine pole välja lugenud, ei tundu eriti reaalne, et ma pole väga palju tegelikult sinna energiat pannud, et pigem ma olengi katsunud leida siis mingeid selliseid case'e, kus näiteks suured fondid ei saa või ei tohi osaleda, et noh, minu jaoks on naftasektor olnud üks selline viimased 2 aastat koht, kus ma näen, et väikeinvestoril on mõnes mõttes eelis, sellepärast et ükski niisugune isegi tuleva pidi oma naftafirmad ära müüma portfellist, et poliitiliselt korrektne ei ole enam ExxonMobilis sees olla. Ja mulle tundub, et seal kõik trendid nagu liiguvad selles suunas, et see nafta nagu enam nulli ei kuku. Nii et see on üks koht, kuhu ma nagu panustan ja ma katsun seal leida veel mingit niisugust spetsiifilist case'i ka, et see sama Occidental Petroleum on minul olnud selle aasta üks põhiline fookus või investeering, et ma olengi viimastel aastatel katsunud nii teha, et mul on igal aastal 1 või 2 niisugust ideed ja ma lähen sinna siis suuremalt sisse, et varem oli mul portfellis oluliselt rohkem selliseid väikseid siksimisi ja tegemisi, aga et kui eelmine aasta oli mul Coop Pank selline, kus ma tundsin, et asjad nagu või noh, nii-öelda story ja numbrid ja kõik asjad jooksid ilusti kokku, et siis see aasta on olnud Oxy ja just selle põhimõttega, et Warren Buffett on seda seal $60 juures kokku ostnud, see on väga sarnane sellega, kuidas ta Burlington Northern Santa Fe'd kunagi ostis, et alguses börsilt ja siis natuke aega istus selle osaluse otsas ja siis lõpuks viidi börsilt ära. Et ma olen siis treidinud seda naftasektorit ja Oxyt nagu just selles võtmes, et minu eeldus on, et väga palju alla 60 ei kuku ja noh, ma olen oma korda siis sinna 80 kuni 130 peale kaetud koole peale müünud, et siis seal vahemikus toimetanud. Aga muidu turgudel raske öelda, et võiks ju nagu arvata, et liigume madalamale veel, et nüüd lähevad majandustulemused kehvemaks ettevõtetel, aga saame näha. Midagi kindlat ei oska öelda. Saame näha, aga järgmisel aastal saan aru, et tuleb sul välja uus raamat ettevõtlusega rikkaks saamisõpik, on nii? Mis sealt oodata võib? Peab olema nii, jah. See põhimõte on mul ammu kriipinud, et kui ma olen kusagil esinemas käinud, et siis lemmik küsimus noortel on see, et mul on 100 eurot säästetud, et kas ma peaks Bitcoini või mingit aktsiat kauplema või kuidas kauplema, et ma arvan, sina, Markus, oled suhteliselt erandlik inimene selles osas, kes on edukalt toimetanud kauplemise vallas, et keskmine noor inimene pigem peaks raha teenima ettevõtlusega kui börsikauplemisega, nii et selle raamatu peamine mõttekoht olekski see, et rikkaks saadaks ikkagi reeglina läbi ettevõtluse, mitte läbi börsikauplemise. Jah, aitäh, aga kuigi ma pean ütlema, et ma mingil määral võtan oma kauplemisäri nagu ettevõtlusena, selles mõttes, et ma ei loo küll töökohti, nii on ju, ma kasutan automatiseerimist ja tehnikat, aga enda jaoks ikkagi, ma teen sellega tööd ja ma näen, et see on selline mikroettevõtlus. Aga suur aitäh, Jaak, saatesse tulemast, ma loodan, et kuulajad nautisid seda vestlust sama palju nagu ma ise ja kus inimesed saaksid jälgida, blogi on sul roosaare.com, jah? Jah. Hästi, saade, mida kuulasite, on investeerimisportfell 2030, kus täna oli saates külas Jaak Roosaare, mina olen saatejuht Markus Tamm, kuulmiseni!